nii, kui ma olen oma eesmärkmiku välja võtnud, siis järelikult ma olen siia midagi kirjutanud juba. Siis me kirjutasime veebruarikuu eesmärgid endale. Ütlen seda, et neid eesmärke ei ole lihtne kirjutada, sest et ma pean arvestama enda eripäraga, see, et ma väsin hästi kiiresti. Ma ei tohi endale kuidagi liiga palju asju määrata, sest ma võin hulluks minna nendega. Ja kui ma need ära ei tee, ma hakkan ise ennast süüdistama, et ma olen mõttetu inimene ja ma ei saa eluga, ma ei saa lihtsalt asjadega hakkama. Aga ma võin võtta arvesse seda, et mul on ka tegelikult igapäevane elu. Siis ma pean täitma koduseid ülesandeid, ma pean tööl käima ja ma ei tea, muid asju tegema. Aga ma päris täpselt veel lõpuni ei saanud need ära täidetud. Kuna see võtab mul natukene aega, ma pean mõtlema ja nad tulevad jooksvalt mul. Nii et ma lasen sel nädalal endal jooksvalt mõelda, analüüsida, kas mul on mõtet pigem see kuu teha või lükata järgmisse kuusse. Aga peaaegu on valmis ja ma hakkan juba neid täitma. Juba täna. Täna on meil 3. veebruar. Nii et let's go! Kuna mul on puhkus ja mul ei ole nagu mitte midagi muud teha väga oma eluga, kuna mul on räige töönarkomaan ja ma pean keskenduma millegi muudele asjadele ja siis ma otsustasin, et ma tegelen iseendaga. Kuna ma käin Fitness 24/7, käin sõbrakeskuses, käin trennis, siis ma otsustasin, et ma prooviksin võib-olla see kuu grupitreeninguid. Aga ma ei tea, ärge küsige, kus kohas mul see hirm tekkis seal käimises. Kuigi ma tegelikult, kui ma FitLife'is käisin, siis ma käisin grupitreeningutes ka ja mulle täitsa nagu meeldis ja täiesti normaalne oli, kui oli täis saali inimesi ja värki. Aga just selle depressiooniga on mul siuke... Ma olen 1000 kordi registreerinud ennast trenni, aga ma olen viimasel hetkel nagu... Mitte viimasel hetkel, sealt peab tund aega enne seda nagu tühistama ja siis ma olen ära tühistanudki selle. Ja siis ma täna panin ennast joogasse kirja. Ja nüüd ma ei tea, ma täiega kõhklen, kas ma lähen sinna või mitte. Aga ma olen mega tubli, kui ma lähen. Ma ületan enda mingisuguse järjekordse barjääri. Aga ma arvan, et selle sundimine tuleb mul mega raske. Mul on siin veits aega, paar tunde. Et meie... Ma ei mälista, kui ma tund aega enne jälle tühistan ära. Aga jah, ma ei tea, vaatan, paari tunni pärast selgub, kas ma lähen ikkagi või mitte. Natukene hilinemisega, aga ega väga pole millegi üle nagu uhkust tunda või rõõmustada. Sest mul oli suhteliselt vähe eesmärke tegelikult pandud ja olgem ausad, mul oli päris raske töökuuga. Kahjuks ma ei jõudnud väga palju midagi teha. Kokku oli mul pandud 6 eesmärki. 3 nendest oli võetud jaanuarikuust. Käia spaas, käia muuseumis, kilgutada. Neid mul on jällegi tegemata. Kuna mul tõesti, ma ei leidnud aega. Ühel vabal päeval pidin tegutsema oma koduste asjadega või siis näiteks psühholoogi juures käima või mingisuguseid muid asju, mida ma kahjuks ei saanud nagu ära jätta, edasi lükata veel. Ehk siis 6-st 3 on tegemata, aga jällegi pool on tehtud. Ehk siis osaleda webinaril. Webinaril ma osalesin. See oli emotsionaalse ülesöömise kohta. See oli kuu alguses, kui ma osalesin. See oli puhkuse ajal kusjuures, siis kui mul see ärevuse häire oli. Et see ka sai hästi palju mul seda veebruarikuu aega ära. Et mul nädal aega kestis ärevus, siis ma tulin tööle ja põhimõtteliselt hakkaski mul see kõik uuesti pihta. Või õigemini töö hakkas pihta ja vaba aeg kadus ära. Proovida joogas käimist
ja ma proovisin tõesti ärevuse klipis või videos oli näha seda, et ma üritasin minna joogasse, aga ma ei läinud ja siis ma olin väga kurb selle üle, aga ma ikkagi käisin peale selle, kui mul ärevus lõppes, siis ma leidsin aja ja käisin ikkagi. Ja lugeda üks raamat. Ma sain, ma ei hakka valetama, ma sain peaaegu loetud. Mul on jäänud circa 20 lehekülge. Nii, selline raamat siis. Hüvasti ärevus. Ma olen isegi mõndasid klippe või pilte isegi pannud, aga ei, hästi tore raamat ja mul on praegu ärevuse hoog ja kes aitas mind ei väga mitte. Mul on jälle järjekordne ärevuse hoog peal teine päev on täna. Aga see on põhjustatud milleskist muust mul. Sellest ma räägin kindlasti lähimal ajal, kui mul aeg ilusti lubab ja tervis kannab selle jaoks nagu jaotava vastuse. Siis ma tahan kindlasti rääkida oma uuest diagnoosist. Tuleb siis eraldi klipp, vlog, osa, ei tea, kuidas seda nimetada ausalt. Ma ei nimetaks ennast blogeriks või midagi, ma lihtsalt jagan enda depressiooni kogemusi. Ma olen väsinud, mul paugutab teist päeva ärevus ja nagu näha on, et ma olen päris väsinud, sest ma olen täis pumbatud teist päeva juba rohte täis, issand, mul pea ei funka. Aga võt selline oli veebruarikuu, sealt tuli suhteliselt vähe klippe, aga midagi ikka tuli. Ma loodan, et on huvitav vaadata. Aga kindlasti on huvitav teada saada, milline uus diagnoos mul on ja mis ma teen enda sõltuvustega. Vot nii, hästi, aga järgmises osas näeme. Don't keep